Tere tulemast siis minu poolt, aitäh, et te kutsusite mind osalemas. Ma praktiseerisin seda hingamist, et enne alustamist, et ikka ka käed natukene varisevad, aga saame hakkama. Täna siis ma räägin teile, tulen Skeletonilt ja ma räägin teile, kuidas juhtimisotsustega vältida töötajate läbipõlemist. Kuidas ma sellest lähenen, kava on siis see, et natukene räägin, et kes ma olen ja miks ma teie eest räägin. Siis räägime, mis mõjutab läbipõlemist, kuidas juhid saavad seda, annavad oma mõju sellele ja kuidas nad saavad seda ennetada. Siis toome mõned Skeletoni näided ja siis lõpuks teeme koos arutelu, kus me saame jagada oma mõtteid ja siis kõige lõpuks muidugi kokkuvõtte. Aga kes ma olen siis, et nagu te nime järgi võib-olla aru saite, ma ei ole eestlane, ma olen Belgiast pärit. Kui ma räägin natukene imelikult, siis vabandage, et ei ole kõige lihtsam keeld. Aga minu akadeemiline taust, ma olen tegelikult insener, ma ei ole kunagi väga insenerina töötanud, ma läksin kohe pikem selline juhtimise ja inimestega tegelema, projektidega. Ja ma olen ka coach, ehk siis juhtimiscoach. Eelkõige. Minu töökogemus on selline pikem projekti juhtimisele seotud, tehase juhina töötasin ka korraks, aga tänasel päeval töötan siis projekti juhtimise direktorina Skeletonis ja coachina oma ettevõttes. Aga piisab minust. Mis mõjutab läbipõlemist? Kui töötaja tuleb teie organisatsiooni, ta on terve, ta on elevil, ta tahab tööd teha, ta teeb seda südamega, ta teeb seda hästi. Et tema aju on siis niimoodi täis lähetud. Aga elu juhtub ja faktorid juhtuvad ka. Ja faktorid, mis võivad mõjutada selle töötaja heaolu organisatsiooni poolt, on mõned ka välised, aga eelkõige on, kuidas töötaja suhtub organisatsiooni väärtused ja kultuur, et kas on hea klapp nii-öelda. Et kui need on konfliktsed, siis see võib põhjustada väga suur stressi töötaja jaoks. Teine on see töötaja majanduslik turvalisust või turvatunne. Ehk siis, kas ta kardab oma palga pärast, oma elu jäämise pärast tegelikult. Et ka väga oluline. Kolmas on informatsiooni ja kas ta saab seda kätte, kas ta tunneb, et ta on info sülles või kas ta pikem on kaasatud. Ja viimane on juhtimine, ehk siis kuidas teda töötajana käsitletakse juhti poolt. Ja kui kõik need mõjurid, kuidagi see olukord on nii, et kõik satub halvasti, siis ta võib olla täiesti tühi aju, millega enam ei ole võimalik tööd teha ja see on siis läbipõlemist. Aga ma tahaks tegelikult kuulda teie poolt, et mis on teie organisatsioonis kõige suurem mõjur selle läbipõlemise. Et siin on Menti, et kui te lähete sinna menti.com ja panete seda koodi, need, kes on lähemal, võivad skaneerida, see töötab. Et oleks tore vaadata, kuidas teie organisatsioonis olukord on. Ja kui esimesed tulemused on see, siis ma võin paluda, et paneksid need tulemused ka ette. 19 inimest on siiani hääletanud ja nagu ma arvasin, juhtimine on siiski ees. Et see on klassikaline olukord. Suur hulk tuli juurde, 14. Ei hakka väga palju aega raisata, aga trend on näha, et ikka juhtimine eeseks. Paluks need slaidid tagasi vaan. Nii, kuidas siis juht saab mõjutada või ennetada läbipõlemist?
Eelkõige juhina me peame aru saama, kes on meie tiimis. Ja üks viis, kuidas seda kaardistada, on need paigaldada, ma olen ikkagi insener, eks ole, paigaldada need graafiku peale, et siis mis on isiksus ja oskused, et siin on madal oskus ja kõrge oskus, siin on pikem inimesele orienteeritud, siin on tulemusele orienteeritud. Ja need inimesed on kõik erinevad, mõned võib-olla tulid siia tiimi, et nende oskused ei ole kõige paremad veel, võib-olla mõned on väga skilled, aga ei ole justkui kõige tulemuslikum. Ja on väga hea kaardistada seda ja aru saada, kes on tiimis ja mis võiks olla nende vajadust. Selle alusel on võimalik valida juhtimisstiili. Juhtimisstiilid ei ole selline one size fit all, see tööta nii kahjuks. Need on erinevad, see on üks mudel, need on mitmed. Aga kui te vaadate seda alumine osa siin, vasakul pool on see directing ja seal on töötajatel on jõustamine ja autonoomia hästi madal, et ta ise otsusta, ta teeb, see on käsupõhiselt. See ei ole ilmtingimata halb, et need juhtimisstiilid ei ole head või halvad, lihtsalt on vaja need kasutada õigesti. Ja see directing on väga hea, kui on kriisiolukord näiteks, et seal ei ole võimalik anda töötajatel väga palju ruumi otsustada, on vaja lihtsalt konkreetselt olla ja asja peab tehtud saama. Teisel pool on catalyzing, ehk siis või coaching, mõlemad on sellised kõrge jõustamise ja autonoomiaga töötajate jaoks. Ja need on pikem, kui töötajad on oskuslikud ja küsimused võtame pärast. Töötajad on oskuslikud ja siis nendega saab rohkem vabadust neile anda. Ja kui see on ka nagu paigaldatud ja juht on võimalik juhtida igas juhtimisstiilis, siis ta saab otsustada, millised tööülesanned ja kui palju toetust ta oma töötajatele annab. Ja seda võib ka ma panin sinna tõrgel, ehk siis kerge tööülesanne ja raske tööülesanne ja siis madal toetust ja kõrget toetust. Et need inimesed, kes on väga tulemusele orienteeritud, võib-olla ei vaja nii palju toetust, need ei vaja nii palju sotsiaalset kontaktid. Need, kes on madalama oskustega vajavad võib-olla rohkem toetust ja nii edasi. Et see on seal on muud parameetrid ka, aga te saate määrata, kui palju toetust ja kui keerulised tööülesanned te neile annate. Ja mis see toetus siis tähendab? Toetus tegelikult, siin ma panin 7 justkui kategooriat, mida juht saab ise ilma igasuguse rahalise ja suurte abita ise rakendada. Esimene on tagasiside. Ja tagasiside, nagu te näete, seal on 2 noolt, üks läheb sisse, üks läheb välja. Tavaliselt see, mis läheb sisse, unustatakse juhtide poolt. Et tagasiside ei ole ainult andmine, vaid saamine ka. Et alati tuleb küsida tagasisidet oma töötajatelt, et kuidas mul hästi läheb või halvasti läheb. Teine on areng, et töötajatel on vaja anda perspektiivi, igal ühel on ambitsioonid, on oma eesmärgid, ja juhina tuleb seda aru saada ja võimalikult neid aidata seda elu viia. Kolmas on võrgustik. Juhina jälle teil on rohkem ligipääsu erinevatele inimestele, ressurssidele, et te peate siis ühendama oma inimesed õigete inimestega oma organisatsioonis, et neil oleks lihtsam tööd teha, et nad tunneksid ennast võimelised ise toimetada. Neljandas on ootused, ehk siis mis on eesmärgid, mida ma juhina ootan neilt, et nagu üks eelmise lektori mainis, et väga oluline, et töötajad teaksid, mida neist oodatakse. Ja see on juhi väga suur roll. Siis järgmine on korraldus. See tundub selline suht straightforward, eks ole, aga tegelikult sellega võib ka väga halvasti minna, et puhkuse korraldus, töökorraldus, töökoormuse jälgimine ja kõik sellised teemasid on juhi
tööriistakastis väga oluline. Tunnustus, seda mainiti ka, mõnikord piisab lihtsalt aitäh ütlema, mõnikord ei piisa. Tunnustus tuleb ka natukene ettevaatlik olla, et ei saa alati eeldada, et kõik töötajad tahavad, et see tunnustus oleks audientsi ees või publiku ees. Mõned on sellised privaatsed inimesed, tunnustus on pigem privaatsed, et tuleb seda õppima tundma. Ja viimane on hoolitsust. Hoolitsemine, sellega ma tahan öelda seda, et inimesed ei ole ainult, neil on eraelu, neil on tööelu, mõlemad tööelu mõjub eraelu, eraelu mõjub tööelu, peame need vaadata tervikuna ja hoolitseda, et neil läheb hästi nii töö kui ka eraelus. Muidugi me ei saa kõik probleemi lahendada, aga siiski me peame aru saama, et see peale tööaeg nende elu ei lõppe. Nii, Skeletoni siis. Nagu võib-olla te teate, Skeleton oleme päris tihti ajalehes. Me oleme kiire kasvuga ettevõtte, meil on hästi kõrge innovatsiooni, mis tähendab seda, et meil on väga kiire tempo. Ja kiire tempo tähendab, et meil on väga stressirohke töökeskkond. Ja siis ta võib põhjustada läbipõlemist, eks ole. Aga mida me teeme siis sellega? Me keskendume neljas aspektist ja esimene aspekt on eesmärkide ja töösoorituse juhtimine. See tähendab seda, et me püüame võimalikult selged eesmärgid töötajatele anda. Meil on sellised kvartaalsed tsüklid, kus me planeerime ja eesmärgistamine kvartali tegevused. Seda nimetatakse OKR, Objective Key Results, näiteks Google, see tuli Google'ist, enne seda ka, aga Google kasutab seda. Me kestame SMART eesmärgid, ma olen kindel, et enamus teid teate seda, aga eesmärgid peaksid olema spetsiifilised, mõõdetavad, nagu achievable, ehk siis saavutatavad, realistlikud ja ka nagu relevant, ehk siis asjakohased ja ajalimiidiga või tähtajaga. Ja meil on ka iganädalased üks-ühele vestlused, mis on hästi oluline just, et töötaja tunneb, et ta saab tagasiside, vahetult tagasiside, kas ta on õigel teel oma eesmärkidega või mitte. Kui ta ei ole, siis me saame teda coachida, mentorida, saame juhiseid anda, igasugused probleemid lahendada koos. Et ei ole nii, et paneme eesmärgid kvartali alguses ja siis kvartali lõpus vaatame, kuidas kõik on halvasti läinud. Et sellised juhtimised ei toimi. Järgmine blokk on ressursid ja ressursi planeerimine. Ressurss ei ole ainult inimressurss, on kõike muu ka, aga siin siiski ma tõin välja, mis on seotud inimressursiga. Et me püüame jälgida töökoormus ja selleks me siis palume inimesed registreerida aega, mida nad panustavad projektide peale. Et see ei käta täisajaga, aga me näeme seda, kui palju ühe projekti peale kulub aega ja järgmise projektiga me saame siis paremini ennustada ja siis paremini seda siis manageerida. Puhkuse planeerimine ka väga oluline. Kui me planeerime puhkus, me vaatame seda terve ettevõttena, mitte ainult isikutena, et siis tiimi sees vaatame, et kõik oleks kaetud, tiimide vahel ka kaetud ja asendajad oleks määratud. Ja asendaja määramine ei tähenda seda, et on kuskil nimi kuskil paberi peal või kuskil Excel failis, vaid asendamine tähendab seda, et töö on reaalselt üle antud. Et see, kes võtab tööd, teab täpselt, mida ta peab tegema, mida tema ees ootab. Kolmas blokk on juhtimine, ehk siis juhtide oskuse arendamine ja ka informatsiooni jagamine. Et meil on iga nädala tagant selline all hands infotund, kus kõik töötajad osalevad. Me jagame erinevat infot, kuidas meil läheb, kuidas projektidel läheb, kes on uued töötajad, kes on meiega liitunud, igasugused vajalikud ja mõnikord ebavajalikud infot, aga kõik tunnevad ennast kaasatuna. Siis meil on ka kvartaalsed juhtimiskoolitused, kus kõik ettevõtte juhid saavad kokku ja meid koolitatakse siis ühe konkreetse teema.
Peale seda meil on ka individuaalsed koolitused, aga sellised on ka nii-öelda juhtimiskompetentsi arendamine on sihile võetud. Ja ka mida mainida on need KPI-d, et siis Key Performance Indicator, me jälgime muidugi igasugused tootmise indikaatorid nagu klassikaliselt, aga ka inim KPI-d näiteks, kui palju, mis on meie töötajate voolavus, kui palju nad osalevad tiimiüritustele või firmaüritustele, see näitab seda pühendumust. Meil on ka selline pühendumusuuringud, engagement survey, et need me vaatame ka, et läbi selle siis me saame aru, kuidas need inimesed tunnevad meie juures. Ja last but not least, töötajate heaolu, me proovime lähendada või eemaldada sellised elumured, mis võivad tekkida. Et esimene on tervisekindlustus. Et me tahame, et kui midagi peaks nendega juhtuma, nad ei peaks muretsema, et kas nad kaovad palga või kas nad saavad selle eest maksma või midagi, et tervisekindlustus on olemas. Ja ka, nagu ka mainiti, et tervis ei ole ainult keha, vaid on ka vaimse, sellest me täna räägime. Me just algatasime ühe vaimse tervise teenust, SIFI on selle asja nimi, see on selline veebipõhine selline psühholoogiline abi. Enne meil oli nii-öelda case by case, et töötajad pidid küsima, nüüd igaüks saab sinna minna ja nad saavad seda kätte. Siis meil on igasugused arenguvõimalused, igaüks saab osta firma kulul raamatuid, meil on, igaühel on oma eelarve koolituseks ja see on arvestatav eelarve ja ka igasugused koolitused, mis on korraldatud läbi aasta. Ja firma tiimiüritused, nagu klassikalised, me lihtsalt proovime seda hästi lõbusat teha. Ja tänasel päeval ka väga oluline teema, just vaimse tervise puhul minu arvates, hästi palju inimesed töötavad kodust ja kodu ei pea olema, ma ei tea, USA-s või Soome, kui ta ikka istub Narvas 5 päeva nädala, siis ta on ka remote worker, eks ole, et ta ei tule kontoris. Ja me püüame need kuidagi integreerida, sest seal me oleme kahjuks näinud, et neil on väga raske seda olukorda tegelikult elada. Et nad tunnevad ennast kaugelt, neil ole seda inimkontakti nii palju, neil ole need kohvinurga jutud, eks ole, et kõik see on tema elust puudu. Ja selleks me siis eraldame eelarve ka, et nad saaksid reisida väga tihti, vähemalt kord kuus, et nad oleksid kontoris koos teiste inimestega. Iga tiimi ja firma üritus toome need kaasa, et nad oleksid ka. Meil on kaamera on nii-öelda poliisi, et kõik need koosolekud on koos kaameraga. Ja niimoodi me püüame need kuidagi kaasata, et see on hästi oluline. Aga räägiks ühe juhtum, mis on isiklikult minuga juhtunud. See oli kui ma liitusin Skeletoniga. Ja ma tahaksin, et ma panen selline lause, siis te saate mõelda, mida te oleksite teinud või kuidas te käituksite. Ja siis ma panen, et mis ma tegin, ja siis vaatame, kuidas see asi areneb. Aga olukord oli nii, et ma liitusin Skeletoniga uue juhina siis. Ja üks minu töötajatel oli võtmeprojekt, kus oli tulemused halvad, et projektil ei läinud üldse hästi. Ma ei tea, mida te teeksite, aga mina siis räägisin temale oma otsused selgeks. Ma olin uus juht, eks ole, ta ei tea, mida ma ootan, võib-olla eelmine juht oli hoopis teised ootused, ühesõnaga ma tegin talle selgeks. Ja paraku olukord ei parenenud, projekti oli jätkuvalt halvas seisukohas ja mis veel tuli, on see, et töötaja hakkas näitama selline läbipõlemise signaalid või stressi signaalid. Et ma lasen teid natukene mõelda. Ja siis, mida otsustasin teha, on teda kuulata. Et kuna ma olen ikkagi coach, siis mulle meeldib seda teha, siis ma seda tegingi ja küsisin küsimusi, rääkisime ja ma sain aru, et tegelikult olukord on natukene hoopis teine, mis ma arvasin. Olukord oli nii,
et inimene ei olnud üldse varasemalt sellisest ametikohast töötanud, tal puudus oskusi ja koolitust ei ole saanud. Ühesõnaga, ta ei olnud pädev seda projekti juhtima, mis on nüüd tema süü. Et mida siis tegime, võtsime talt seda projekti ära, sest projektil oli vaja ikkagi, et ta oleks edukas, et me ei saa seda projekti nii prügikasti visata. Võtsime ta sellest projektist ära, andsime talle jõukohasem projekti ja andsime, kõige olulisem on see, et me andsime talle mentori, ehk siis kogenud projektijuht, kes aitas ja õpetas need oskused, projekti juhtimisoskused. Igasugused muu koolitused ja raamatud oli ka tal, aga see oli sellised põhilised. Ja mis juhtus peale seda? Tegelikult iga nädal, eks ole, me kohtume, räägime, vaatame, kuidas tal läheb ja tulemused hakkasid paranema. Ja ta sai oma esimesed võidumomendi kätte ja kohe oli teine nägu, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes see projekt sai edukaks, see nagu lihtsamad projektane. See oli edukas, sai hästi hakkama sellega, ta sai kõik oma uusi oskusi proovida ja rakendada ja siis me otsustasime, et nüüd on aeg ja ta võttis tagasi oma esialgse projekti. Muidugi jätkasime mentorluse ja coachinguga, et ei olnud nii, et jah, nüüd lenda, vaid ikka puusime tuul tiivadesse, et see töötaks edaspidi. Ja lõppkokkuvõttes see töötaja oli üks kõige motiveeritum töötaja minu tiimis, sest tema oli siis, tema olukord oli pööratud, ta oli hästi motiveeritud edasi õppida ja tulemused oli ka väga head. Et selline lugu. Aga nüüd ma tahaks natukene teiega arutada, et see on ikkagi töötuba, eks ole, et ma ei kavatse rääkida täis kõik see aeg. Ja kui on küsimusi või keegi tahab jagada oma kogemus või mida te teete oma ettevõttes, et vältida läbipõlemist, siis kuulaks hea meelega. Selle põhjal kohe küsiks küsimus. Selle põhjal saame. Kas te uurisite ka, et kuidas see inimene üldse sattus sellisele positsioonile? Et teda pandi, ütleme siis juhtuma projekti, kui tal ei olnud üldse kogemust. Et kas sellest nagu tuli ka selline õpimoment pärast toona? Jaa, tegelikult küll. Olukord oli suhteliselt lihtne. Ta kandideeris, varbati. Aga mida me sellest õppisime on see, et jah, see oli enne mind, eks ma kõik detailid ei tea, aga kui ma liitusin, oli 3 projektijuhti tiimis ja projektid oli palju, ehk siis seal ei olnud väga palju valikuid ja kuidagi ta sattus sinna, ma arvan, see oli pikem selline satuslik olukord. Tänasel päeval olukord on teine, me oleme kokku 8 inimest ja projektid on vähem ka, tegime puhastus ja siis ma saan palju paremini juhtida, mis projekt ma kellele annan. Tol ajal oli selline burning platform, et oli vaja kiiresti kõike korraga teha. Jälle see juhtimise korralduspool aitab, et öelda, mis on projekt, mis ei ole projekt, millega me tegeleme, millega me ei tegele ja kõik see võimaldab siis rohkem manageerida seda koormust ja seda oskuse ja tööülesande matchimine. Siin on ikkagi siis see targumismoment on hästi teie. Ja palun rääkida mikrofoni, ma toon mikrofoni, et see on üle. Ei ole vist. Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida, et ilmselt siin on ka töötaja hindas oma võimeid üle. Et ta loeb töökuulutust, otsitakse ühele või teisele projektile projektijuhti, ta arvab, et ta saab hakkama, aga siis mõne aja möödudes enne siis nii-öelda uue juhi saabumist ta hakkab vaatama, et et ei saa hakkama, aga endale ei taha tunnistada ka ilmselt seda. See võib ka teine asi olla, et töökuulutuses on väga
Kaie Kranich, Tallinna Tehnikakõrgkool, et siin kuulates seda mõttearendust, et seal võib olla ka teine aspekt see, et on töökuulutuses antud küll ülesanded ette, aga neid ei ole hiljem lahti räägitud nii-öelda selle värbamise käigus, et mida need tegelikult sisaldavad. Ja töötajal puudub täpne ülevaade sellest ja siis ta avastabki ennast sellisest olukorrast. See võib nii olla, kahjuks ma ei saa kommenteerida, aga tänasel päeval me räägime hästi selgelt, mis on ootused kohe intervjuus, mis on vastutused ja õigused tasu unustada ja ka väga läbipaisvad oleme oma töökeskkonda ja seesama kiire tempo ja et sellest me nii-öelda we don't shy away, et see ei ole mõtted, et kõik ei ole loonud sellest keskkonnas töötamisest ja seda tuleb aru saada ja hinnata kohe varbamisprotsessis, mitte pärast. Samas te siin selle oma näite põhjal tõite ju ka välja, et kui töötaja sai selle õppimiskogemuse ja teda juhendati, siis tal tegelikult olid võimed ja oskused olemas. Ehk et see arengupotentsiaal oli olemas. Muidugi. Eks teda varbati sellepärast, et arvasime, et oli nagu oskuslik ja tore ja nagu arendav inimene, et kes tahtis areneda ja kes oli ambitsioonikas, et kahjuks järgmised sammud oli puudulik, et ei andnud talle need tööriistad seda rakendada. Ma kasutan võimalust, et mul oli tegelikult küsimus selle eelmise slaidi kohta, kus teil olid kirjeldatud need teenused, töötajate heaoluga seoses, et kas ma sain teist õigesti aru, et teie töötajad töötavad regionaalselt ka erinevates kohtades? Nii ja naa, et meil on tegelikult töötajad, meil on töötaja Soomes, Taanis, Rootsis, Saksamaa, Eestis ja need on mõned üksikud, eks ole, aga Eestis on ka, me anname hästi palju vabadust, et inimesed võivad töötada kodukontorist, aga me oleme märganud seda, et isegi kui see on nende valik, et nad viibivad eelkõige kodukontoris, sest nende jaoks mugavam, võib-olla ei pea nii palju sõitma, ei raiska nii palju aega, see ikka mõjutab neid halvasti. Et selles mõttes seda ei tasu ära unustada. See, et nad valivad kodukontoris töötada, ei tähenda, et nad ei ole mõjutatud selle vaimse poole pealt. Et küsimus seondub sellega, et kui ettevõttes on välja töötatud nii-öelda see töötaja heaolu teenuste pakett, kuidas te tagate selle, et kõik töötajad, ükskõik kus nad siis asuvad, et see heaolu teenuste pakett oleks neile kättesaadav? Sa mõtled need, mis on erinevates riigides? Kõikidele töötajatele, et need on ju teenused, mida te pakute kõikidele töötajatele. Kuidas te olete korraldanud selle, et te tagate, et need kõik töötajad saaksid need teenused kätte? Meil on väga põhjalik onboarding protsess, kus me räägime kõik see lahti, kõik see info on kättesaadav meie siseveebis, või kuidas seda öeldakse. Ja kui me räägime näiteks spetsiifilisele tervisekindlustus ja vaimse tervise teenust, see vaimse tervise teenust on veebileht, eks ole, et see on kõigile kättesaadav, et pane lihtsalt, mis ta on, sifi.com või mis iganes ta on, et kõik on ligipääsu. Tervisekindlustus, see on riigipõhiselt, et näiteks Soomes tervisekindlustus, seal juba riik nõuab rohkem asju, et seal me ostame teenust läbi partnerite, et selles mõttes iga riigi on oma spetsiifika, me kasutame sellised vahefirmasid, kes aitavad meid pakkuda õiged asjad. Siin oli üks küsimus enne. Aitäh. Minul tekkis küsimus üsna alguses. Ma arvan, et see oli võib-olla kõige esimene slaid, mis te näitasite. Selle slaidi juures oli, jah? Jaa, et esimese joonise juures te ütlesite, mis seda isiksuse skaala all on nimetatud, et te ütlesite, et ühel pool on inimkeskne, teisel pool tulemustele orienteeritud ja mul on tunne, et ma võib-olla sain valesti aru, sest minu jaoks üks ei välista teist, et kuidas te seda mõtestate, et mis mõttes inimkeskne, mis mõttes tulemustele orienteeritud teises ääres? Eks see on skaala, eks ole. Eks siis see üks ei välista teist kindlasti. Ja
noh, keskel see, kes on sinna, kui ma näitan seal, siis te ei näe. See, kes on siin keskel, ta ongi vähem 50-50 nii inimorienteeritud kui ka tulemusele. Et see on pigem see, et mis on inimese jaoks kõige olulisem, tuleb niimoodi mõelda, et kui tal on valida, kas ta pigem jätab inimesed taha ja keskendub tulemusele, et ta tahab, et see asi saaks tehtud, või siis ta pigem, kui olukord muutub ebamugav ja tulemus, ta pigem nii-öelda, tema jaoks on olulisem teha koostöö tiimis, kui see, mida tiim tootab. Ma ei tea, kas saad aru, mis ma mõtlen. Et mõned inimesed lihtsalt on rõõmus, et nad on tiimis. See, kas me saavutame tulemus või mitte, no, see ei huvita. Et need on siis vasakul pool. Ja teised on see, et nad on tiimis küll, aga nad võiksid ka üksi teha, sest nad tahavad lihtsalt, et see saaks tehtud. Ja need on pigem sinna paremal pool. Ja noh, keskel on igasuguse muud ka, mis on mõnikord on nii, mõnikord on naa. Et lihtsalt on selline tunnetus, et kas see inimene on pigem selline life of the party, et kogu aeg on inimese seas ja ta on selline kogu aeg räägid inimestega, siis ta on eeldatavasti pigem vasakul pool, kui see on selline inimene, kes on hästi konkreetne, töötab rohkem nii-öelda sihitult, üksinda võib-olla ka natukene, see pruugi nii olla, aga see näitab pigem selle tulemuse poole. Noh, see isiksus on lihtsalt, siin on lihtsalt üks skaala, et need isikutüübid on palju, need mudelid on ka väga palju. Mina isiklikult kasutan selline mudel nagu, kus on 4 tüüpi, on sanguinid, kes on hästi selline, neil peab olema lõbus, need on vasaku poole, on need melanhoolikud, kes on väga tahavad, et kõik oleks perfektne ja protsessipõhisel, nad on pigem tulemuse orienteeritud. Siis on need koleerikud, ka hästi tulemus peab tehtud saama, vahet ei ole, mis juhtub tagajärg või see side effect ei ole oluline. Need on ka tulemuse pool ja viimane on need flegmatikud, ja, et kes need on ka pigem, nad vältivad konflikti järelikult, see inimsuhe on olulisem kui tulemus. Ehk siis nad on ka pigem vasakul pool. Aitäh. Ma võib-olla nimetaksin selle skaala mõne teise sõnaga ja paneks väärtused juurde, siis saaks paremini aru sellest, mis see on. Mul oli teine küsimus veel, kuna te mainisite üritusi ka. Lihtsalt tahtsin küsida, et mis teie viimase aasta näiteks kõige, kuidas ma ütlen, kõige kiidetumad üritused on olnud? No, kõige kiidetum on alati see firma ülene üritus, see suvepäevad, eks ole. See on väga suurelt korraldatud meilt, et me käisime, mis selle saare oli, see erasaar, see oli Eestis, Viirelaid täpselt. Ja Viirelaiul, et eriti välismaalastele on nagu mega äge, et see on hästi kiidetud, aga igasugused üritused on, meil on väga andekas kontortiim, kes korraldab need. Et viimane oli Casino Royale, kus oli selline James Bondi teemaga ja selline mängud ja sealt ja kõik need nii-öelda võidud läksid Ukrainale. Et sellised asjad teeme ka. Ja, kas saab mikrofoni? Mul on ka mitu küsimust, et esimene, et kuidas te arvate, et kui teil oleks rohkem töötajaid, kas kõik need meetmed, mida te siin mainisite, kas nad töötaks? Tuleb eelkõige... Eriti näiteks asendaja määramine ja see kõikide nende ressursside planeerimisele, et näiteks, ütleme, et kui 100 töötajat üks asja, aga kui 700 või 1500, siis... Ma nagu võib-olla algusest nägid, ma olen töötanud nii suures ettevõttes kui ka startupis ja mina ütlen vastupidi, et mida rohkem töötajad, mida lihtsam on seda asendamine, sest sul on rohkem inimesi, keda võtta. Sa saad need omavahel koolitada, kõik ei pea üks ühele teha. Näiteks mul oli eelmises elus üks töötaja, kes tegi administratiivset taskid, ta oli sales assistant, eks ole. Ja mul oli projektijuhi tiim ka. Ma koolitasin teda, et lihtsamat projektijuhtimisosa nagu ülesannet saaks ka teha. Et siis, kui projektijuhid olid ära, siis ta sai aidata. Et üks ühele ta ei asenda, aga sa saad ka jagada
et ei pea olema alati see, et Peeter asendab Jüri ja vastupidi, et võib olla mitme inimesed, kes asendavad üks või teised. Ja teine küsimus oli nende, mis ütlesid, see puhkuse planeerimine, asendamine? Kõikide ressursside planeerimine ja iseenesest kogu see nagu meetmete hulk, et kas suures ettevõttes see on ka rakendatav ja efektiivselt rakendatav või mitte? Minu meelest on. Ma olen näinud seda ABB näitel, kui see töötas väga hästi. Et mitte igas tiimis, sest see sõltub juhist, aga see on võimalik tööle panna muidugi. Ehk kohe, et põhimõtteliselt iga tiimijuht on just selle nagu ettevõtte sõnu edasikandja ju, et ta peaks ikkagi nagu seda meetmestikku ellu panna oma tiimis, et mitte nii, et see kusagilt tuleb ju ülespoolt ja juhid ei ole eriti nagu enda nagu vastutuseks võtavad kõikide nende meetmete rakendamist. Ja see on oluline roll, et see juhtkonna peab seda buy-in saama nii-öelda, et ilma selleta on lihtsalt selline corporate guideline, keda keegi huvita. Et see sõnum peab olema minna südamesse juhtidele. Ja üldiselt, kui nad saavad esimene valuhetk, siis mõtlevad ümber, et see sama asendamine, kui kõik sinu inimesed on puhkusel ja kõik osakonna töö on tegemata, siis kõik vaatavad sulle otsa, et sina vastutad selle valdkonna eest. Et seda juhtub üks kord, järgmine kord enam, ma arvan, et ei juhtu, või siis inimene ei ole enam ettevõttes. Aga kas teil õnnestus kuidagi kogu nende meetmete rakendamise efektiivsust mõõta, et kui hästi kõik need meetmed töötavad? Niimoodi ükshaaval on väga raske, sest hästi palju on pehmed meetmed, eks ole, me ei saa kohe. Aga nende KPI-de abil me näeme, kuidas see engagement tõuseb ja seal on alamkategooriad, et seal on leadership, kui uhke ma olen oma tööle ja nii edasi, et seal me näeme, mis töötab, mis mitte, on lahtised kommentaarid ka. Seal on näiteks tasakaalu küsimus, et kui hästi nad tunnevad, et nad saavad oma eraelu ka nagu elada, et selle alusel me näeme, kas trend on pigem positiivne või negatiivne, aga nii-öelda üksikud meetmed niimoodi kahjuks ei saa. Ma kommenteeriks nii palju seda tõepoolest asendamise teema, et ma olen juhtinud ka väikest tiimi ja nüüd natukene suuremat tiimi juhin Tööinspektsioonis. Ja üks jõulude aeg mitu aastat tagasi avastasin ma, et ma hakkan minema puhkusele ja enne imet kogu minu meeskond selja taga hakkab ka minema puhkusele. Ei olnud midagi, tühistasin puhkuse, jäin tööle. Aga nüüd ütleme siis natukene suurema tiimi juhina ma vahepeal kasutasin ainult 2 lähimat meeskonnakaaslast enda asendajana. Ja mingil hetkel avastasin, et niimoodi on väga raske planeerida puhkusi. Küll tahab tema, siis mõtlesin, et mina läheks puhkama ja siis tahab keegi kolmas minna ja ma võtsin julguse. Ja see on ka juhil väga suur oskus, et usaldada oma meeskonda ja anda neile natuke rohkem otsustust ja vabadust. Võtsin julguse usaldada rohkemaid meeskonnakaaslasi ja täpselt samamoodi, et kui ta ei tea, mida osakonnajuhataja peab tegema, siis sa viid ta enne asjaga kurssi. Ja ma peaksin ütlema, et need eelmised minu 2 kolleegi on vähem stressis. Teised tunnevad ennast, et juht usaldab ja mina saan tegelikult ka palju paremini, selliseid ka väiksemaid äraolekuid endal lubada ilma, et ma mõtleks, et nüüd kukub kõik maailm kokku. Aitäh, see on väga tõsi, jah. Et minul nagu küsimust ei olnudki, aga ma tahtsin ka just arendada sellel teemal, et reaalsus on tegelikult niiviisi, et ma olen töötanud ka väga erinevates firmades, nii suurtes kui väikestes ja puutunud ka erinevate klientidega kokku, nii startupid kui ka suured. Ja reaalsus on ikkagi see, et kui tiimis on näiteks 2 inimest
siis noh, me teame, et need puhkuseperioodid on nuhtlused ju. Et keegi tegelikult ei oota seda, et kui sa tead, et sa pead tegema ka ütleme seda oma tiimiliikme, kes sulle siis raporteerib tegelikult, ütleme igapäevaelus, sa pead ka tema tööd tegema. Ja siis, kui sina ise lähed puhkusele, siis tema ei hakka sinu tööd tegema. Sellepärast ütleme, need juhtimislevelid või need kohustused ikkagi on teistsugused. Et võib-olla siin ongi, et otsest küsimust nagu ei ole, aga võib-olla aruteluks, et mis on võib-olla siis sellised nipid, et kuna me oleme nagu sellises tehnoajastus, et võib-olla on mingid tarkvarasid või mingeid asju või mingid virtuaalsed, ma ei tea, sekretäri või sellisesi asju tegelikult juba olemas, millest me ei ole Eestis kuulnudki. Võib-olla, ei oska kommenteerida, aga seal ma ütleksin tagasi, et ma pean nõustuma, et tuleb oma inimesi usaldada ja tegelikult nad saavad hakkama juhi rolli osadega küll. Et on võimalik, et töötaja asendab juht mitte 100%, aga kuskil ma ei tea. Siis ta ei saa oma tööd teha. See on see point. Et kuna, kui meil on nagu täis töökohtud tööd, et kui mina võtan tema rolli ära, või tähendab tema läheb puhkusele, ma võtan tema rolli, siis ma teen pool oma tööd. Jah? No siis on, reaalsus on tegelikult see. Siis see tähendab seda, et tiim on selles mõttes juba ülekoormatud, eks ole. Et seda tuleb üle vaadata, see on teine mure. Aga kõigepealt tagasi tulema, tahan lihtsalt lõpetamiseks kiiresti, mul oli üks selline slaidi veel, et mida ma tahaksin teile kaasa anda, on see, et sa ei saa kontrollida kõiki asjaolusid. Et sellised positiivsed ja negatiivsed asjad tulevad sinu tiimi ja sinu inimese igal juhul. Aga mida sa saad teha, on otsustada, kuidas sa käitud juhina ja arendada oma oskusi. Ja sellega sul on võimalik tagasi põrgata mõned sellised negatiivsed, mitte kõike, aga mõned. Ja läbi selle sinu tiim muutub kindlasti positiivsemaks. Ja seda saab teha siis kasutada need samad tööriistad, mida ma enne mainisin, siis tagasisidestamine, arendamine, võrgustiku loomine, eesmärgistamine, seda korraldusliku pool käsitlemine, tunnustamine ja lõpuks hoolitsemine. Sellega ma lõpetan. Aitäh!